Nagu mitmel teisel elualal, nii on ka vabaühendustel oma eetikakoodeks. 23 põhimõtet, mida hästi tegutsevad ühendused järgivad. Et mõista, miks see vajalik on, maksab alustuseks peatuda lühidalt terminitel nagu legitiimsus ja vastutavus. Legitiimsus on arusaam, et vabaühenduse tegevused on seaduslikud, vastuvõetavad ja õigustatud. Esimesed 2 on harva probleemiks. Enamasti on ühendused loodud ja tegutsevad vastavalt seadustele. Ka sellest, mis on hea ja mis halb, ehk siis vastuvõetav või mitte, on meil üldjoontes üsna ühesugune arusaam. Näiteks Eestimaa Looduse Fondi missiooniks on hoida Eesti loodust mitmekesisena, ilmselt peavad kõik seda noobliks eesmärgiks. Keerulisem on aga küsimus tegevuste õigustatusest. Kas see, mida ja kuidas ühendus oma eesmärgi saavutamiseks teeb, on vajalik, õige ja hea? Siin tuleb mängu vastutavus ehk see, kuidas ühendus suudab olla sihipärane ja tulemuslik ning seda ka liikmetele, toetajatele, partneritele ja avalikkusele näidata. Seega, kui sul on probleeme, et näiteks su tegevustes ei taheta kaasa lüüa või neid toetada või ei võta avalik võim su seisukohti kuulda, võib põhjus olla selles, et nende silmis pole see piisavalt legitiimne, ehk siis õigustatud, vajalik. Sel juhul võib kiruda mõistmatu partnereid või võtta midagi ette, et oma tegevusi parandada. Ehk olulisematki kui teiste organisatsioonide puhul on vabaühenduste tegevuses ka moraalsed eetilised väärtused. Kui avatud, aus ja õiglane sa oled, on selge, et paljalt vabaühenduse nimetus ei rõivasta kedagi veel vooruse rüüsse. Oma legitiimsuse hea maine teenitakse välja igapäevaste tegevustega. Ühe abivahendina selleks sündiski eetikakoodeks. 2001. aastal valmistasid vabaühendused ette Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni, EKAK-i, mis paneb paika kodanikualgatuse ja avaliku võimu koostöö põhimõtted. Ühenduste maine oli toona aga kaunis kesine. Neist teati üldse vähe ning heal juhul arvati, et nende töö on armas, kuid mitte eriti tähtis. Halvemal juhul aga, et eks need MTÜ-d üks rahaga suserdamise kohta ole. Nõnda leidsid toonased aktiivsemad vabaühendused, et enne kui hakata nõudmisi esitama teistele, tuleb alustada endast ja tagada, et ühendused esmalt ise käituksid nii, nagu nad näiteks avalikult võimult või äriettevõtetelt ootavad. Midagi üle mõistuse käivat eetikakoodeksis ei ole ning kui neid põhimõtteid lugeda, leiate ilmselt, et olete nende järgi käitunud ka juhul, kui koodeksist seni midagi ei teadnudki. See ongi normaalne. Käime nad siis lühidalt üle. Näiteks esimene punkt. Demokraatlik juhtimine ja toimimine. Vabaühendus on paika pannud, miks ja kuidas ta tegutseb ning järgib seda. Kasutab toetajatelt saadud abi otstarbekalt, õpib ja arendab endi oma inimesi, et paremaks saada, tagab liikmetele võimalus organisatsiooni juhtida ning reageerib oma töötajate või juhtide väärtegudele. Edasi, vabaühendus ei ole ei arg ega vägivaldne ning tegutseb, kui märkab ebaõiglust või ebapädevust. Hoiab oma rahaasjad korras ja kulutused mõistlikud, säästab nii loodust kui ka inimesi. On alati valmis aru andma, olgu jutt tegevuste tulemustest või rahast ning teeb oma aastaaruanded avalikuks. Ei tegutse salaja, ei varja oma rahastajaid või partnereid, hoidub sattumast huvide konflikti või mõne teise organisatsiooni mõju alla, mis kaotaks ta sõltumatuse. Peab kinni kokkulepetest, ei näppa teiste ideid, ei laima teisi, ka siis, kui nende mõtteviis või eesmärgid tema omadest erinevad. Ei ole ju midagi keerulist. Üks küsimus, mille üle koodeksit luues vaieldi, oli see, kas peaks moodustama vabaühendust aukohtu, kelle poole hinnangu saamiseks pöörduda, kui eetikapõhimõtete vastu eksitakse. Selles mõttes loobuti, sest ei leitud head lahendust, kuidas sellise aukohtu liikmeid valida. Nii on koodeks justkui mõõdupuu iga inimese või organisatsiooni käes, millega vabaühenduste eetilisust hinnata. Samuti kuulub kodanikuühiskonna sihtkapitali tingimustesse, et neilt raha taotlev ühendus peab kinnitama, et järgib eetikakoodeksi. Sama nõue kehtib ka neile, kes soovivad astuda Vabaühenduste Liidu EMSL-i liikmeks. EMSL-is on eetikakoodeks ka töölepingute lisa ning iga uus töötaja annab allkirja, et on sellega tuttav ning järgib seda oma töös. Kes aga tunneb, et tema töö eripärast lähtudes oleks vaja asju täpsemalt lahti kirjutada või midagi lisada, on teretulnud avaldama oma eetilise tegutsemise põhimõtteid. Neis võib näiteks öelda, millistes praktilistes tegevustes väljenduvad su ühenduse töös ilusad põhimõtted nagu demokraatia, keskkonnasõbralikkus, võrdõiguslikkus või muu. Näidates, et sina toimid nii ja oled sellele uhke,
aitad kaasa ka sellise mõtteviisi levimisele ning leiad järgijaid. Kui eetikakoodeks on mõeldud vabaühenduste hindamiseks, iseenda testimiseks, võib igaüks kasutada 10 hea kodaniku põhimõtet, mis pandi kirja eetikakoodeksiga samal ajal. Neis on näiteks öeldud, et hea kodanik austab teiste õigust olla erinev, hoiab loodust, aitab lähedasi ja võõraid ning toetab nõrgemaid, astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu, õpib kogu elu. Aga ka, et hea kodanik on aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast naljast. Kuid vast kõige tähtsam on põhimõte, et hea kodanik ei peanud tähtsusetuks inimeseks. Olete ju kuulnud küll, mis minust ikka sõltub. Heast kodanikust sõltub, kellest siis veel? Vaadake veel kord nendele põhimõttele otsa. Just sellised inimesed teevadki kodanikuühiskonna.